Tere! Siin videos siis ehitame nüüd ühe väikse tangi valmis. Toorikuks on võetud Tamiya Leopard 1A4. Eelkõige sellepärast, et see on niisugune suhteliselt odavama otsa tank ja kuna mina olen täielik algaja, siis lihtsalt tahaks midagi proovida ehitada ja teha seda niimoodi, et väga suurt käkki ei saaks keerata, et kohe alustada mõne kalli kitiga. Ja siin karbi sees siis nagu ikka tavaliselt on niisugune plastikukuhi, mis tuleb siis lõpuks panna kokku ja kuidagi moodustada sellest niisugune ilus tõepärane mudel, siis on staatiline mudel. Ja mis siin ikka vaatame, mis siin karbi sees siis leidub. Plastikmudelite karpides on tavaliselt siis, nagu siin videoski näha, erinevad valuplastiku detailid, mis on nii-öelda niisugustes inglise keeles sprued. Mina eesti keeles vahepeal neid olen nimetanud ka puudeks, kuna sprue ja puu on võib-olla kuidagi sarnased. Nii, antud kitigas on kaasas ka nii-öelda lint roomikud, rubber tracks or vinyl tracks, ning siis tundub, et siit tuleb veel natuke neid imelisi spruusid välja, millest me hakkame tükke kohe varsti välja lõikama. Et võib-olla meie ei hakka, aga mina küll hakkan. Õnneks on kaasas ka juhend, et siis sealt saab täpsemalt juba vaadata, kuidas see asi kokku peaks minema. Ja et asi oleks ikkagi päris tõene, ma pean ütlema, et ma täiesti algaja ei ole, et kunagi umbes seal kuskil keskkooli lõpus, mis võis olla nii circa võib-olla 20 aastat tagasi, olen ma ikka oma jao selliseid plastikmudeleid kokku pannud ja sellest võib-olla ka huvi neid täna kokku panna. Nii. Esimese asjana siis tuleb ette võtta rattad. Neid on sellel tangil päris mitu tükki. 2 tükki neist on veorattad, siis on mingisugune terve rida nii-öelda road wheelsi ehk siis teerattaid. Ja siis üks paar on nii-öelda siuksi eesmisi rattaid, mis jäävad nagu õhku niimoodi, ma ei teagi, kuidas neid õieti nimetada. Ja siis on veel nii-öelda idler rattad, idler wheels, mis hoiavad lihtsalt, või niisugused tugirattad, mis hoiavad linti siis õhus. Nii-öelda need jäävad sinna kuidagi mingi servapleki taha lõpuks. Mille siis alustada? Tulebki sealt spruust siis need detailid välja lõigata, vaadata üle, et enam-vähem oleks korras, nagu ma olen aru saanud, et ma olen ise ka vaadanud palju YouTube'i videosid, et saada aimu, et kuidas siis tänapäeval üks niisugune ilus mudel kokku ehitada. Et see on üsna loogiline, et valujäägid tuleks ära niimoodi kraapida või lihvida või hõõruda või mis tehnoloogiat keegi kasutab, et mina alustasin noaga kraapimisega. Nii. Ja seejärel muidugi tuleks võtta ette üks topsik liimi. Mina kasutan siin Tamiya Extra Thin liimi, mida kiidetakse üle interneti nii, et tolm taga, nii et ma mõtlesin, et miks siis mitte, ma võtan ka ühe samasuguse ja proovin. Selle liimi eelis siis peaks olema see, et sa saad panna detailid omavahel kokku ja siis õrnalt puudutad selle liimise pintsliga seda detailide nagu omavahelist ühenduskohta ja see liim lihtsalt maagiliselt imbub igale poole vahele ja sulatab selle mõlema plastiku pinna siis kergelt ära ja kuivades, kui liim sealt aurustub, siis moodustub niisugune sulanud plastiku kihist nagu ühendus, et see liim otseselt ei liimi, vaid ta kuidagi sulatab selle plastiku justkui kokku. Et seetõttu seda liimi ei saa kasutada ka paljude teistsuguste plastikute liimimiseks, mida ta sulatada ei suuda, näiteks nagu ABS ja sellised. Nii, aga nüüd ma olen jõudnud siis juba vahepeal nii kaugele, et kokku on saanud kõik rattad, ma vaatan.
ja katsume siis hakata ehitama selle mudeli nii-öelda taguotsa praegu, kuhu lähevad külge. Tempo on kõva taga, aga ma üritan ikkagi aru saada, mis seal parasjagu toimub. Et praegu pannakse, või noh, ma ise siis panen, niimoodi imelik on vaadata, et ma räägin teksti siia peale, video peale, et tegelikult töö tegemise ajal on süvenemise olek nii suur lihtsalt, et ei suuda rääkida. Nii et ma olen võtnud vastu sihukese otsuse, et ma räägin lihtsalt videole peale pärast. Noh, et ma just olen ise ka vaataja. Et aga mis seal siis toimub, et ongi tagaosa, see on sihuke, noh, kuidas nüüd öelda, tagumine, siis sihuke plekitükk, mis sellel tankil on, et sinna külge tuleb panna siukseid pisemaid detaile. Nagu näha, need on ikka päris pisikesed, et tuli appi võtta pintsetid. Ja siis nende abil ongi see tagumine osa sinna kokku pandud. Ja kui ta on seal kokku pandud niimoodi kenasti, tegelikult noh, see on üsna lihtne see liimimine, et lihtsalt tuleb vaadata, et liimiseid pindu näiteks näppudega ei katsu, muidu on kõik kohad näpujälgi pärast täis, et see liim sulatab ju kõik plastiku kohe ära, et see pinna rikub ära, nii et tasub hoida näpud liimist eemal. Ja nüüd see tagaosa tükk on sinna sihukese põhja külge nagu pandud ja korra proovin alla krattaid. Tami ja mudelitel on rataste sees nii-öelda polukäpid, siuksed venivast nagu plastikust või polüuretaanist või nagu siuksed puksid, mis jäävad sinna rataste sisse niimoodi justkui liikuvaks. Et nad ongi puksid nagu laagrid. Ja siis saab neid rattaid sealt pärast ära võtta. Nii, ja nüüd on sinna külje peale oli vaja panna mingi hulk labidaid ja kühvleid ja mida iganes vaja võib minna sul sõjaolukorras. Et need ma lihtsalt võtsin sealt spruust välja ja põhimõtteliselt viskasin sinna tangi külge niimoodi, plaks. Nii olemas. Et noh, tõenäoliselt kui ma oleks neid hakanud siin ükshaaval panema, siis oleks see lihtsalt kohutavalt palju aega võtnud ja see video tuleks nädalaid pikk. Aga nii, esiossa lähevad veel speeglid, siin on üks luugikate, mingisugused konksud ja asjad ja noh, mis tankil ikka küljes käivad. Nii, näe üks peegel seal vasakul paistab. Et ülaosa on ka nagu enam-vähem siukene. Juba hakkab ilmet võtma. Et kui tanki on plaanis hiljem värvida ka, mis minul on plaanis, et siis tuleb vaadata, kuidas seda asja pärast värvida. Et mina näiteks alumist ja ülemist osa kokku ei saa panna kuni lõpuni välja, sellepärast et lihtsalt kui ma need kokku panen, siis hiljem ei ole võimalik näiteks enam roomikuid rattaid küljest ära võtta, see tähendab, et neid ei saa värvida. Nii et natuke tuleb ette ka mõelda, see on umbes nagu malemäng. Et iga käik, mitte iga käik, aga igast käigust veel omakorda pead võib-olla 5 käiku ette mõtlema, et kuidas asjad minna võiks. Nii, vahepeal jälle tuleb võtta sellest valupuust uusi tükke, et saaks jälle uusi asju kokku panna. Selle tanki puhul on peakahuri juures siis siukene nagu prožektor. Et seda konkreetset asja ma seal praegu kokku panen. See koosnes 4 erinevast detailist, siukene üsna pisikene. Et teda oli päris siukene huvitav kokku laduda, aga see loomulikult õnnestus. Ja siis ongi, ega see ehitamine tegelikult on üsna lihtne ikkagi. Et muudkui jupid välja, muidugi nende välja lõikamiseks on hea, kui on spetsiaalsed siuksed sidecutter tangid või lõiketangid. Et muidu võib need detailid, eriti väiksemad, päris koledasti ära lõhkuda. Et siukeste suurte detailide lõikamisega võib-olla saab veel hobinoaga hakkama, aga üldiselt oleks hea jah, mudeliehituse puhul ikkagi head teravad lõiketangid endale kuskilt hankida. Ja mis siin veel nagu näha, siis siukene küüneviil, see küll ei ole küüneviil, see konkreetselt ongi nagu mudeliviil, aga tegelikult siukene küüneviil, siuke pehme küüneviil on täpselt sama hea.
See peaks olema 600-se noh, abrasiivsusega või ma ei tea, viilidel on niisugused tähised peal, et see on 600 ja mul on teine viil seal veel, mis on 1000. Et see 1000 on juba päris niisugune, no et sealt tuhandest juba noh, peaaegu ei saa arugi, et see on viil on, ta tundub niisugune nagu paber, aga siiski sellega saab poleerida. Et parasjagu sealt pildilt siis paistab, et töös on relvatoru, et see on ka kahest poolest kokku pandud ja sinna osasse, kus ta siis omavahel need osad või detailid kohtuvad, jääb niisugune ühenduskoht, mis tuleks ka kuidagi ilusaks teha, et see hiljem siis välja ei paistaks. Et mul see no enam-vähem õnnestus, ma väga-väga ei viitsinud vaeva näha, aga noh, üldiselt ta tuli enam-vähem siuke okei välja. Nii, siin on nüüd vahepeal olen olnud töösse sukeldunud ja ei ole väga palju vist filminud, sellepärast et ülemine see pöörlev nagu relva või noh, tanki osa siis, upper hull, kokku saanud ja nüüd ma olen märganud, et ma olen seal on niisugused peenikesed nagu nii-öelda metallist või traadist niisugused käepidemed, et kui sinna tangi otsa ronida, siis saab kinni võtta sealt ja jalaga peale astuda. Need on nagu väga väiksed ja algul on see liim niisugune pehme, et see võtab aega, et kõik kivistuks ja nüüd ma olengi teiste detailide paigaldamise käigus olen suutnud sealt nendest peenikestest juppidest kuidagi, ma ei tea, mitte kinni võtta, aga nagu sinna näppudega peale suruda, nii et need olid kõik lömmi läinud. Nii et tuleb olla väga hoolast, et kus kohas sellest nagu osast nagu kinni hoida, et see kõiki seal värskelt liimitud asju niimoodi kuidagi lömmi ei pressiks. Et ja muidugi ja nii, mis siin nüüd toimub siis? Ahaa, siin on veel siuksi väikseid detaile, ma ei oskagi neile mingit nimetust anda. See konkreetne on jälle mingi luugi või asja käepide tundub. See läheb ka kenasti siis, need samad väiksed siuksed aasad ongi need, mis satuvad või kipuvad näpu alla sattuma ja hirmus niimoodi lömmi minema nagu. Et ma pidin neid seal ikkagi paar korda korrigeerima ja uue liimitäpi peale panema, et see uuesti plastikku sulataks ja saaks nad õigesse asendisse panna. Nii et mudeli ehitamisel ole väga hoolas ja vaata, et sa ei võta kinni kohtadest, kust kinni tegelikult võtta ei saa, sellepärast et muidu võib asi lihtsalt halvasti lõppeda. Et õnneks mina märkasin, et need aasad olid kuidagi sinna vastu kere muljutud ja jõudsin veel enne nagu jaole, kui nad päris niimoodi ära kivistusid, et üldse enam lahti oleks saanud. Aga vahepeal ongi see järg jõudnud sinnamaani, et saab selle siukse pearelva, ma ei oskagi öelda, kuidas see eesti keeles oleks nagu normaalne öelda selle kohta. Relvatoru, tankikahur. No igal juhul see, kust pritsitakse välja neid mürske. See läks nüüd sinna ülemise osa külge ja nüüd saab teha ka proovi nagu siukse, kus saab panna ülemise alumise osa omavahel kokku. Ja tundub, et nagu toimib ja võluväel ka rattad all. Et linte veel külge ei proovinud, sellepärast, et sel nagu ei ole väga mõtet. Ja noh, ehitusest ongi kõik ja nüüd siis plaan on kogu see tank ära värvida ammo värvidega, et need on siuksed veepõhised akrüülid, mille kohta internetist võib leida igasugust huvitavat infot, et on palju neid, kes ütleb, et nendega ei olegi võimalik üldse mitte midagi värvida ja täiesti hullumaja, nii et ma lihtsalt pean ära proovima, kas see tegelikult on võimalik. Igatahes see tank tuleb kahevärviline, põhjaks läheb roheline olivträäb ja lisaks pärast peale siis tuleb like
niisuguse mulla värviga, heleda mulla värviga. Et üldiselt nüüd, mis siin pildil juba on näha, et asi on krunditud oksiidpruuni kruntvärviga, et see läks peale sinna aerograafiga. Ja siis varsti hakkame panema järgmises osas rohelist ja no ühesõnaga seda kamolaiku sinna peale. Vaat. Nüüd praegu ta näeb siis niisugune kena pruun välja. Ülemine, alumine osa on hetkel eraldi, et neid saab lahti võtta ja just selleks, et siis saaks hiljem kokku panna, kui on juba rattad ka värvitud. Et muidu jääks need küljed ette ja me ei saaks enam panna sinna külge mitte midagi.